kas see on üliveider, et ma armastan hate watch ida ja hate kuulata mingeid podcast'e, vlog'e. Ma ei tea ka, mis teiste influencerite peas toimub. Oh my god, kui disrespectful sinu õe ja selle mehe poolt. Kõige suurem viga, mille sa saad teha kolmekat tehes on see, et sa teed seda enda jaoks mingi lähedase inimesega. Nad ei oskagi õigeid asju öelda. Et nad annavad endast parima, aga see ei tähenda, et see on sinu jaoks parim. Hästi kurb oli kuulda, et selle ekskaaslase pere ei kutsunud sind matustele. Hei ja ilusat uut nädalat, kui sa kuulad seda nädala alguses. Mina olen Kaisa ja sa kuulad Kirstordil podcasti. Ja alustan oma võitudest. Ma tunnen, et ma olen puhanud, sest et ma võtsin endale keset nädalat põhimõtteliselt, kolmapäevast reedeni. Võtsin vabad päevad. See iseendale puhkuse võtmine on kohati keerulisem, kui võib-olla tundub, et mõtled küll, et kui sa oled iseenda tööandja, et sa võid ükskõik mis ajal puhata, aga samas sa võid ka ükskõik mis ajal tööd teha. Nii et see on nagu kahe otsaga asi. Aga ma tõesti panin endale isegi selle automaatvastuse meili ja ma panin endale need meili notification'id panin kinni, et ma üldse nende 3 päeva jooksul nagu ei näeks ka ühtegi meili sisse tulemas, ma ei näeks midagi, kui seal isegi on midagi kiireloomulist, keegi ei sure ära. Reaalselt minu töö on selline, et keegi ei sure ära, kui ma ei vasta kohe. Nii et ma sisestasin endale piisavalt, et see on okei, kui ma ei vasta, kui ma uuel nädalal vastan ja eriti, kui mul lähebki see automaatmeil ka vastu, et mul on puhkus, et siis küll inimesed mõistavad, et mul olulised asjad olid ka tehtud ja niimoodi ma nüüd tõesti 3 päeva puhata sain. See küll tähendab seda, et nädalavahetusel teen ma tööd, mis on praegu. Täna on laupäev, kui mina seda salvestan, aga mul selles suhtes vahet ei ole, et ma sain 3 puhkepäeva ja sihukest asja pole ammu juhtunud. Ja see oli väga-väga vajalik. Sest et olete siin aru saanud küll viimastest episoodidest, et ma olen üsna stressis ja tööd väga palju ja ma otsustasin kuulata iseenda nõu, et tuleb osata võtta siis need puhkehetked ja seda ma tegin ja nende puhkepäevade jooksul ma käisin ka Tartus ja ma isegi ei teinud ühtegi Instagram story't mitte. Nagu reaalselt keegi ei teagi, et ma seal Tartus käisin. Sest et see ka tundus nagu mingi järjekordne nagu asi, millele keskenduda. Ja ma lihtsalt nagu lülitasin selle osa oma ajust välja ja päris edukalt. Nii et selle üle ma olen väga-väga rõõmus. Ja Tartus käies ma sain käia 2 oma lemmik toidukohas, mis on Tartus, mida Tallinnas ei ole. Ehk siis Patso, kus ma võtan alati burrata pitsa, kõige parem pitsa üldse, nii hea põhi, kõik see on nagu nii värske, nii mahlane, nii hea. Ja siis muidugi Gruffin. Gruffini saiad, another level, kuigi meil on Tallinnas ka häid pagarikodasid, siis Gruffin on ikkagi eriline. Ja ma ikka vahepeal mõtlen, et ei tea, kas nad ka kavatsevad millalgi Tallinnasse laieneda. Siis muidugi ta võib-olla ei oleks enam nagu nii eriline, sest praegu see ongi nagu see, et kui ma lähen sinna Tartusse, et siis ma käin seal ja selle võrra ta on selline eksklusiivsem kindlasti minu jaoks. Aga jällegi seal ma võtsin ka oma lemmiksaiad, kaneelirulli ja siis soolastest saiadest mulle meeldib see croissant, kus on vist röstitud tomatid, parmesan ja kreemjuust. Oh my god, kui hea. Nii maitsev. Nii et ma sain häid maitseelamusi, ma sain oma aju tööasjadest välja lülitada ja ma tõesti tundsin, et ma puhkasin. Nii et see oli väga vajalik ja ma olen enda üle uhke, et ma sain puhatud ja nüüd ma olen tagasi töölainel ja vähemalt ma tunnen küll, et ma olen praegu nagu valmis tegutsema ja kuidagi nagu sihuke hea tunne on sees. Räägime kiirelt ka tänastest sponsoritest, kes on välja pannud kingitused parimatele häälsõnumitele.
ehk siis kõigepealt, nagu me näeme, minul on seljas mõnnakas, ehk siis niisugune nagu põhimõtteliselt pleedpusa ja nende kodulehelt monnakas.ee leiad sa väga palju erinevaid mõnnakaid, olgu need lukuga või eestkinnised, mingisugused personaalsema kirjaga nagu superpaps või supernaine näiteks või siis ka lihtsalt mingeid erinevaid värve ja ka lastele on neil mõnnakad olemas ja lisaks on neil tegelikult päris huvitavaid muid tooteid ka, et mitte ainult mõnnakad, vaid ka näiteks kaardimängud ja seal veel mingeid põnevaid asju, nii et täiesti tasub vaadata monnakas.ee ja koodiga Kaisa saad allahindlust ka, nii et äkki, kui sul veel ei ole ka jõulukinki kellelegi, siis praegu on suhteliselt hakkab olema, oleneb ka, millal sa kuulad seda, viimane aeg, et need jõulukingitused ära tellida ja ma arvan, et see on üks siuke hea universaalne kingitus ka. Nii et monnakas.ee. Ja ühele häälsõnumisaatjale läheb siis ka selline suur roosa pehme mõnnakas, eestkinnine, mõnusa kapuutsiga. Nii et see on siis ühele voice'isaatjale. Siis teiseks toetajaks on meil Mediron ja mina valisin nende valikust välja siis Yoku 2 toodet teile. Ehk siis üks on nende multipurpose selline puhastusvahend, puhastusaine ja tegelikult siin on praegu tühi pudel ja siis nagu tablett, et need ongi nagu täidetavad nii-öelda pudelid, et edaspidi, kui sul juba see pudel on olemas, siis sa saad lihtsalt nagu osta neid tablette, mis lahustuvad vees ja muutuvad siis selleks probiootiliseks puhastusaineks. Ehk siis Yoku bränd on panustanud sellesse, et vähendada plastiku tarbimist ja aidata kaasa sellisele jätkusuutlikkusele ja selle multipurpose cleaneriga saad igasuguseid pindasid puhastada, et mulle ka hästi meeldib see nende pudelite puhul, et sealt tuleb ta sellise nagu peene uduna välja, et kuidagi hästi nagu mõnusalt läheb kohe sinna pinnale juba laiali. Ja ta on ka allergeenide vaba ja sobib kasutamiseks, kui sul on ka koduloomad, et selline turvaline puhastusvahend, probiootiline siis, nagu ma mainisin. Ja Yokul on siis ka need pesuribad, ehk siis samuti probiootilised pesuribad ja mina siis valisin siin ühele võitjale välja need fresh linen lõhnalised, siuke värske pesulõhn ja minu arust ta ei ole ka nagu liialt tugev, et selline mõnus õrn lõhn jääb külge ja sobib siis ükskõik mis ka värvilise pesu pesemiseks. Nii et sellised 2 Yoku toodet lähevad siis ühele häälsõnumisaatjale ja Maybellini poolt valisin välja sellised pühade meigi must-have tooted. Ehk siis on kingipakis 2 Sky High ripsmaduši, 1 must ja teine see siuke hõbedase sädelusega, mega efektne, mega ilus. Siis minu viimase aja kõige lemmikum toode Maybellinilt, nende Lifter Sticks. Valisin ka 2 erinevas toonis, ehk siis kontuurimis, bronsimis, selline pulk, mis hajub mega ilusti ja need on tõesti väga ilusad toonid ka. Ja siis muidugi punane huul. No see on lihtsalt klassika, nii jõuludel kui ka aastavahetusel. Seega Superstay Vinyl Ink toonis Capricious on hästi ilus selline mati põhjaga, aga läikiv, pealt läikiv huulepulk, mis ei jäta siis värvi mitte kuskile. Kui sa teed musi kellelegi, jood kuskilt klaasist, siis punast sinna külge ei jää. Ja no selleks, et katta igasugused ebaühtlused, tumedad silmaalused, siis Maybellini Instant Anti-Age Eraser Concealer, ka selline klassika juba, ma ütleksin, et väga hea katvusega ja mõnusalt kreemine peitekreem. Ja viimaseks, te teate, mina olen suur kreempõsepunade armastaja, nii et pidin siia lisama ka siis Sunkisseri sellise mati kreempõsepuna. See on toonis Rose Burst, hästi ilus siuke õrn nagu roosa õhetus põskedele. Aga liigume teie häälsõnumite juurde. Mul täna mingit kindlat teemat ei ole, et ma siiski tahan hoida väga avatu ja lahtisena selle inboxi nii-öelda, et inimesed ikkagi saaksid südamelt ära just need teemad, millest nemad tahavad rääkida. Et nagu ma ütlesin, siis ma aeg-ajalt hõikan mingeid teemasid välja, aga mitte ka kogu aeg.
ja kuna inimeste elud on väga erinevad, probleemid väga erinevad, siis alati mul ei ole nagu piisavalt mingi kindla teemaga materjali, et niimoodi kokku koondada neid ja teemaepisoode teha. Seega täna meil kindlat teemat ei ole, küll aga ma üritan teha nii, et ma alustan natuke kergemate teemadega ja lõpetan siis raskematega. Et ma saan aru, et võib-olla teinekord on nagu raske niimoodi hüpata ühelt teemalt teisele, eriti kui nad on nagu hästi läbisegi, et korra me räägime leinast ja siis järgmine hetk me räägime, ma ei tea, suuseksist on ju, et noh, ma nagu üritan natukene neid niimoodi siin järjestada, et see energia meil nii segamini ei oleks ja annan endast parima. Hei Kaisa, tahaks nõu, et kas see on üliveider, et ma armastan hate watch ida ja hate kuulata mingeid podcast'e, vloge, muid saateid, et ära saa valesti aru, see ei käi mitte kuidagi mingite sinu asjade kohta, aga mingid teised Eesti podcast'id, lihtsalt ma kuulan neid ja ma rage'in ja ma armastan seda, et kas mul on vihaprobleemid või see on lihtsalt minu mingisugune enda, no ma ei tea, väljendusviis, kuidas oma rage'i välja elada. Väga huvitav voice ja ma ei teagi, kuidas see hate watch imine eesti keeles oleks nagu mingisugune viha vaatamine või aga ma arvan, et see on tegelikult üsna tavaline, et ma arvan, enamus inimesi mingil ajahetkel on hate watch inud siis kedagi. Aga ma arvan, et pikas perspektiivis see ei ole väga tervislik viis oma frustratsiooni või vihaga toime tulemiseks. Et ma ütleks, et seal ongi nagu kaks võimalust, et kas sa tõesti kasutad seda viisina, et enda mingisuguseid ärritust või selliseid nagu negatiivseid emotsioone kuidagi nagu välja lasta, või siis see väljendab ikkagi mingisugust rahulolematust enda sees, et kas siis mingisugune kadedus või kuidagi rahulolematus enda eluga mingisugusest aspektist võib-olla. Ehk siis tuleks endale kindlasti väga ausalt otsa vaadata ja aru saada, et kust see nagu tuleb. Ja ma pigem prooviks lahti lasta sellest coping mekanism toime tulemise meetodist, et nagu ma ütlesin, siis see mulle vähemalt ei tundu väga tervislik lõppkokkuvõttes, ehk siis ma pigem soovitaksin kirjutada, nagu journalida, võib-olla pidada nii-öelda päevikut või see päeviku pidamine tähendab inimeste jaoks nii erinevaid asju, aga ma mõtlen lihtsalt, et kui ongi võib-olla mingi raskem, stressirohkem periood või mingi rahulolematus millegagi, et siis see lihtsalt endast välja kirjutada kuskile päevikusse ja kirjutadagi kõik need emotsioonid, mis su sees on, kirjutada välja. Ja pigem ikkagi võib-olla trennis välja elada neid emotsioone, käia jalutamas, kuulata muusikat, nagu midagi muud. Ja kui see on ikkagi see, et sul on mingis osas nagu kadedus või jah, sa tunned nagu, et sinu elu mingist aspektist pole nii hea või et kuidagi see on seotud sellega, siis see on väga hea koht, kust hakata enda elu nii-öelda edendama või tegema paremaid otsuseid, mis viiksid sind lähemale sellele, et sa tunneksid rahulolu ja rõõmu enda elus. Ja ma ei tea, kui see on lihtsalt mingisugune taustaheli või midagi, mis nagu käib kuskil taustaks, kui sa, ma ei tea, kodus võib-olla midagi teed, et siis ka ma soovitaksin valida ikkagi midagi paremat, et midagi, mis ei mürgita sind seestpoolt, vaid midagi, mis ikkagi nagu toidab või inspireerib või nagu pakub midagi rohkemat kui lihtsalt see, et oh my god, see inimene on nii nõme. Et see nagu ei too su ellu väga palju, ma arvan. Ehk siis need on minu mõtted. Et ma arvan, kui see on niimoodi väga harva vahel ja sa teadvustad endale väga selgelt, miks sa seda teed, okei, las ta olla, on ju. Ja kui sinna ei kaasne seda, et sa mingites kommentaarides elad oma viha välja, on ju, mida siit voice'ist välja ei tulnud, et siis okei, aga üldiselt, kui see on niisugune tihedam asi, siis tasuks natuke enda sisse vaadata ja võib-olla paremaid valikuid teha. Nii, siis järgmine on meil seotud influenceritega.
vaatame. Hei Kaisa, mul on sulle üks küsimus. Basically, ma olen iluteenindaja ja teen ka tihedalt tööd koos influenceritega siin ja seal. Ja iga kord, kui saab nii-öelda koostöö läbi või siis isegi kui ei ole nagu otseselt välja toodud, et millal see koostöö läbi saab, et teeme selle ühe korra ära ja vaatame siis edaspidi edasi. Ja kui näiteks olengi mina otsustanud, et kuule, et ma praegu rohkem ei soovi, et mul on klientidega hästi ja sellest ühest reklaamist piisas. Ja kui see influkas on olnud nagu selle teenusega rahul ja ta iseenesest võiks jätkata selle iluteenindaja juures, siis ta ikkagi ei tee seda, vaid ta läheb ja otsib endale uue salongi, uue teenindaja, kelle juures ta saaks seda teenust tasuta. Muidugi ta täiesti tasuta seda ei saa, sest ta ju osutab ka teenust reklaamimisega. Aga mul ongi just see, et mis see loogika on, et kui sa leiad näiteks, ütleme siis päriselt ka oma eluunistuste kosmeetiku või ma ei tea, meikari või however, kelle iganes, siis kas see nagu ei ole jätkusuutlikum, et sa käid selle inimese juures edasi, jah, maksad selle teenuse eest, vahepeal võib-olla jälle teete koostööd, kui see, et sa lähed ja otsid iga kord uue salongi, kes pakuks sulle seda teenust tasuta. Kuna sa töötad sellel alal nii tihedalt, siis äkki sa oskad mulle seda maailma või seda mõtteviisi või põhimõtet natuke avada? Tekkis mitu mõtet ja mina saan ikkagi rääkida kas siis ainult enda kogemusest või mingit oma arvamust pakkuda, aga ega ma tegelikult teiste inimeste eest on ju rääkida ei saa. Et ma ei tea ka, mis teiste influencerite peas toimub, et selles suhtes me oleme ikkagi erinevad inimesed kõik. Aga üldiselt ma muidu nõustun sellega, mis sa ütlesid, et ma arvaks ka, et kui inimene leiab iluteenuse pakkuja, kes talle tegelikult väga hästi sobib, kelle teenusega ta jäi rahule, et siis võiks ju jääda sinna käima, aga siis sellega mul tekkis see küsimus, et ma ei tea täpselt, mis iluteenust sa pakud, et need on ju ka mõnevõrra erinevad, et mis mul endal on olnud, on see, et näiteks mina ei käi regulaarselt kosmeetiku juures. Kuidagi ma ei näe selleks piisavalt vajadust. Küll aga, kui keegi on mulle pakkunud koostööd, siis ma olen aja jooksul käinud. Sest et siis ma mõtlen, et kui ma tasuta saan minna, tegelikult aeg-ajalt on see ju tore, see on selline enda poputamine, et jumala eest, võin ju minna. Ja kui ma jään rahule, siis ma saan ka enda jälgijatele soovitada. Aga kuna see ei olnud juba algselt minu jaoks vajadus sinna minna, siis kui see koostöö lõpeb ja kui ma just nagu siis peale seda ei näe, et see nüüd võikski olla vajadus kas iga kuiselt, iga kvartal, ma ei tea, mis iganes, et siis ma lihtsalt rohkem ei lähe ja võib juhtuda, et kui keegi teine mulle mingil muul ajahetkel pakub seda sama teenust jälle tasuta, siis ma lähen ja proovin. Et see mõte tekkis, et kui see ei ole vajadus, küll aga näiteks, kui ma kujutasin, et küüntes ma käin on ju iga kuu, kui mitte rohkem, mina küll alati maksan oma küünte eest, aga et ütleme, kui mul oleks nagu küünetehnikuga koostöö ja ta meeldib mulle ja meil ongi koostöö ühekordne, et siis ma nagu ei kujuta ette, et ma läheks ja lihtsalt selleks, et tasuta saada, otsiks järgmise, sest et nagu see ongi iga mingi 3 nädala tagant, näiteks mina on ju käin, see tundub nagu jube palju tööd nagu kogu aeg otsida kedagi, kes tasuta seda pakuks ja ma tean, et mul on oluline ka kvaliteet, ehk siis ma igal juhul käin seal, kus ma käin ja maksan. Et nagu võib-olla oleneb siis teenusest, oleneb, kas see influencer tunneb, et see on vajalik ja ma ei teagi, kas mul mingisugune mõte tekkis veel. Oleneb ka jah, et kuidas võib-olla on sõnastatud need koostööd, et seal võib olla mingisugune pettumus, kui näiteks ei ole koheselt aru saadav, et koostöö jääb ühekordseks ja siis ta jääb ühekordseks, et kui võib-olla alguses on lootust, et see saab olema pikemaajalisem koostöö, aga siis peale ühte korda näiteks sina ütled, et tead, mul praegu rohkem polegi vaja, siis seal võib olla nagu selline veits nagu pettumus, et meil oli nagu alguses veits teine jutt, et miks sa nüüd niimoodi käitud või et nagu
see oli ju mingi kokkulepe, et võib-olla nagu vale arusaam kokkuleppest või erinev arusaam sellest, mis jutt jäi, et siis võib ka tekkida selline võib-olla mingisugune trots, et ma siis lähen kuskile mujale. Võib-olla ka see oli nagu ainus teine mõte, mis mul tuli. Nii, aga nüüd tuleb meil üks sõprussuhte lugu. Hei Kaisa, sul videod on täiega ägedad ja sa ise oled ka täiega äge ja nagu ma armastan su neid YouTube'i videosi, aga minul on selline asi, et ma ei tea, mida teha. Mul on nagu üks sõbranna, kellega ma olen nagu juba aasta aega suhelnud ja nüüd on see, et ta tuli minu kooli. Ja ma nagu, mul juba kuidagi sisetunne ütles, et ta ei suhtle minuga väga palju. Et ta uue klassi õed, vennad ja sa nagu tutvud nendega, suhtled asju. Aga see asi läks kuidagi, ma ei tea, mul nagu endal oli nii veider, et ta ei suhelnud enam minuga. No me ei ole nagu absoluut, me ei ole mingi 2-3 kuud äkki, midagi siukest. Me ei ole nagu niimoodi kokku vist saanud või käinud. Ja nüüd on see, et ma olen talle 3 nädalat praegu kirjutanud, et mis sa nädalavahetusel teed. Ja põhimõtteliselt tal on kogu aeg mingi tegevus. Ja et tema nagu ei saa midagi teha ja asju, et ta kogu aeg magab. Siis tal on tekkinud üks kutt ka. Siis ta kogu aeg on temaga või siis teistega. Ja ma tunnen ennast, et ta on nagu mind kuidagi kõrvale jätnud. Ma tunnen end üksikuna. Ma tunnen üldse praegu seda, et mul ei ole mitte kedagi peale iseenda, sest üldiselt mul on vähe sõbrannasi. Nagu ta on hea sõbranna, ma suhtleksin temaga, aga nüüd minul ongi see, et mina pingutan, et mul on see, et ma tahan inimesega suhelda. Mina pingutan, tahan ja ma näen, et vastaspoolt ei tule seda sidet tagasi. Ja ma mõtlen, kas ma peaks üks inimesega suhtlema või mitte. Ja kas see, et kui näiteks ta kutsub, või ütleme nii teeb ettepaneku, et lähme näiteks kinno või ükskõik mida iganes, siis kas mina peaksin nõustuma või mitte. Samas ma mõtlen, et ma ei peaks, sellepärast et ma nagu tunnen, et ma ei tahaks, kuigi praegu on see ka koolis, kui ma näen teda ikka, ta on mingi tšavaga, ma ei vaata väga ta poole, mul on kuidagi nii nagu ükskõik kuidagi temast, ma ei tea. Mul endal ka see jumala imelik, ma ise olin ka nagu miks mul ükskõik temast on, aga mul on ükskõik temast. Ja ongi see, et ma ei tea, mida ma tegema peaksin. See on kurb olukord ja ma pean ütlema, et ma tundsin ennast selles olukorras ära, aga sinu sõbranna rollis. Et ma kunagi, kui mind siis hakati kiusama mu vanas koolis, siis ma vahetasin kooli ja ma läksin enda sõbranna klassi siis. Lapsepõlve sõbranna ja kuidagi juhtus nii, et kui ma sinna tema klassi läksin, siis aja jooksul minu suhtlus siis selle sõbrannaga, kelle pärast ma üldse sinna kooli läksin, vähenes. Et kuidagi tekkisid mingid uued sidemed, me tolle sõbrannaga kuidagi kaugenesime, kuidagi nagu, ma ei tea, huvid muutusid ja lõpuks me põhimõtteliselt ei suhelnudki. Et see oli selline imelik tunne ja mul endal oli ka imelik, et ma nagu ju tema pärast sinna kooli läksin ja ma olin nagu justkui tänulik selles suhtes, et mul üldse oli nagu keegi sõbranna, kelle tõttu kuskile kindlasti kooli minna ja see kindlasti aitas sisseelamisele väga palju kaasa. Aga samas ma tundsin, et mida ma ka teha saan, kui lihtsalt nagu juhtub nii, et me kaugeneme üksteisest, et eks mingi aeg ma ikka nagu proovisin rohkem nagu hoida seda sidet, aga kuidagi see ei olnud enam see, siis see tundus selline sunnitud ja veider. Ehk siis selles osas ma nagu mõistan seda lugu ja ma mõistan täiega sinu poolt, kes sa selle häälsõnumi saatsid,
et see on kurb ja ma usun, et tegelikult sul ei ole suva temast. Et ma arvan, et sa oled lihtsalt haiget saanud, sellepärast, et sa oled, nagu sa ütlesid, panustanud sellesse sõprusesse, sa oled pakkunud välja, et te võiksite kokku saada, sina oled nagu omalt poolt kõik andnud, aga sealt ei ole vastu tulnud ja ma arvan, et see on teinud haiget ja nüüd sa võib-olla tahaksid uskuda, et sind ei koti, sulle ei lähe korda, sest et nii oleks palju kergem. Aga ma arvan, et vast tuleks leppida selle olukorraga, et see sõprus on selline, nagu ta on praegu pigem ühepoolne, sinu poolt siis tuleb see effort või on tulnud siiamaani. Ja kui sa sealt seda vastu ei saa, et siis ma arvan, tuleb lasta sellel olla nii, nagu ta on. Ja kui see sõbranna peaks pakkuma mingi plaani, eks sa siis selles olukorras, kui see kätte jõuab, saad vaadata, et kuidas sa tunned ennast, et kas sa tegelikult tahaksid sellele anda võimaluse, et kui tema poolt ka nagu see initsiatiiv tuleb, või kas sa tunned, et see on nagu ikkagi liiga pikalt on sinu jaoks olnud seda olukorda, kus sina proovid ja vastu ei tule midagi, et sa pigem enam ei soovigi. Ja see on ka täiesti okei. Et sellisel juhul, sa saad ju samamoodi kas siis hämada midagi, et sul on plaanid, sa ei saa, sa magad, mis iganes nagu su sõbranna. Sulle on öelnud, mina küll ei saa seda kindlalt väita, et ta on sulle hämanud, on ju. Aga igal juhul ei ole sealt ka vastu tulnud, et äkki teeme mõnel teisel päeval midagi või et see tundub, et lihtsalt ei ole seda piisavalt suurt soovi tema poolt olnud. Ehk siis sa saad kas samamoodi midagi sellist öelda või siis, kui sa tahad olla aus ja läbipaistev, mis annab ka võimaluse võib-olla temal midagi seletada, siis sa võid öelda, et tead, et ma tunnen, et ma olen nagu proovinud seda sõprust elus hoida ja olen omalt poolt panustanud sellesse, et me saaksime kokku ja ma ei ole kuidagi vastu üldse tundnud seda sama sinu poolt. Ehk siis, et ma praegu pigem distantseeriks ennast või mis iganes, kuidas sa selle jutu lõpetada tahad, võib-olla tahad hoopis küsimusega lõpetada, et kuidas sina selles osas tunned või miks on läinud nii või kas sa oskad mulle rohkem selle kohta rääkida, et miks nii on või mis iganes, et selle sa saad ise valida, kuidas sa selles olukorras käituda tahaksid ja kui läbipaistev sa tahad olla. Ma tean, et noored tihtipeale, või mitte ainult noored, üldse inimesed, tihti tahavad konflikti vältida, aga sellega jääb ka tihti õhku palju ebaselgust, mis võib-olla mingi hetk närib sind seest. Ehk siis ma ise arvan, et selline selge kommunikatsioon on parem, aga ma tean ka, et see on tihti raskem, et see nõuab endast ka väga palju nagu jõudu, et üldse need sõnad suust välja öelda. Nii et jah, aga nagu ma olen ka varem siin öelnud, et kui üks sõprus ei toimi, siis tuleb see sama energia, mida sa oled suunanud sinna, suunata mõnda muusse sõprusesse või uue sõpruse loomisse. Et ma arvan, et sul on väga palju anda ja sa oled väga hea sõber, ehk siis lihtsalt võib-olla otsida keegi uus, kellega sõbrustada. Suvel mul õde palus, et kas ma saaksin talle laenata enda korterit nädalaks ajaks, et tal tuleb mingi sõber külla välismaalt ja üürikorterid või Airbnb ja kõik need on nii kallid. Alguses tegelikult ma nagu väga ei tahtnud, aga lõpuks siis olin nõus. Läksime siis lapsega vanemate juurde selleks ajaks. Ja nii kui ma teada sain, et see mees suitsetab, siis ma kirjutasin õele, et rõdu peal suitsetada ei tohi, et see ei ole minu reegel, vaid korteriühistu. Et ma ei taha, et pärast minu poole vaadatakse viltu, et umbes, et minu rõdul suitsetatakse. Ja ta ütles, ja, pole hullu. Siis mingi päev mul oli vaja sirgendajat vist või midagi sellist. Ma küsisin õe käest, et kas ma võin korterisse minna. Ta ütles, ja mine, et meid pole kodus. Läksin sinna korterisse, võtsin sirgendaja ja siis samal ajal nägin ka, et rõdul oli purk, milles oli vesi ja seal olid konid. Kohe kirjutasin õele, et ma ju ütlesin, et ei tohi rõdul suitsetada, aga miks te seda ikka teete?
Selle peale siis umbes, et mida ma käin talle ajudele, sain sellise vastuse, onju. Siis kuna ma ei usaldanud enam teda väga, siis ükskord mul oli, ta palus mulle, et kas ma saaksin veel nädal aega pikendada seda korteris olemist. Nagu sellest polnud juttu. Ma olin küll väga endast väljas sellest, et ma polnud nagu valmis selleks, onju. Ühesõnaga ütlesin okei, lõpuks. Aga ütlesin, et mul on vaja korterisse minna, sest et mul ei ole nagu piisavalt riideid kaasa võetud. Et võtsin nädalaks, aga oli nüüd vaja 2 nädalat ju. Ta ütles okei, meid pole kodus jälle, et mine. Läksin sinna. Olin tal palunud koera voodirõdult ära võtta ka, et see seal tuuldus nii kaua, kui olid head ilmad, aga kuna vahepeal oli vihmane ilm, siis ütlesin, et võta ära sealt rõdult, onju, pane tuppa. Tulin korterisse, vaatan, koeravoodi on ikka veel rõdul, täiesti läbimärg. Jälle kirjutasin ühele, et nagu, miks sa ei suuda teha asju, mida ma sul palun. Ja siis selle peale ta ütles, et me ei käigi seal rõdul põhimõttes, et me nagu, unustasin ära, onju. Okei, mõtlesin, väga tore, onju. Et enne käisid küll suitsetamas, okei, võib-olla siis enam nüüd ei käi. Et tõesti rõdul ei satu, aga ikkagi seda on ju näha. See selleks. Siis jällegi mõni päev hiljem käisin sõbrannal külas, sinna enda maja läheduses. Mõtlesin, et kui ma juba siin kandis olen, et lähen vaatan, et siis maja eest sõidan läbi, onju. Sõitsin maja eest läbi, kedagi polnud. Hakkasin ära sõitma juba ja näen, et seesama meesterahvas tuleb minu rõdule, kohvitass käes ja süütab sigareti. Keerasin kohe auto ümber ja nii kui see mees nägi muidugi mu autot, ta tundis selle ära, läks rõdu ukse juurde, seisab seal umbes, kutsus mu õde tuli rõdu ukse peale, ma ütlesin, et mida ta teeb, et mingu õue, kustutage kohe see suits ära ja siis õde ütles, et mis asja, et ta joob kohvi, ma ütlesin, ma ei ole pime, ma nägin, kuidas ta pani selle suitsu põlema. Ja siis lõpuks on see, et mina olen nagu kõik see paha, et mina olen see, kes käib ajudele, et mina nagu, jah, muidugi ise arvaks küll, et minul on õigus, onju. Igaüks arvab seda, onju. Aga ongi nüüd sinu vaatevinklist, kui sul nagu keegi palub sul mitte teha mingit asja või palutakse midagi teha, onju. Ja sa ei tee, siis kes see lõpuks nii-öelda see halb selles olukorras on, onju. Oh my god, kui disrespectful sinu õe ja selle mehe poolt. Nad on sinu kodus, ma ei teagi, kas siis nagu tasuta täiesti või igal juhul soodsamalt, kui neil oleks olnud võtta mingisugune teine Airbnb või hotell ja nad ei suuda mingisuguseid väikseid asju, mida sa palud ära teha. Sina oled läinud selleks oma kodust välja. See ei ole see, et see korter lihtsalt on sul nagu lisaks sinu enda kodule, mingi lihtsalt seisab, onju, vaid see on sinu kodu, kus sa muidu oled. Sa oled läinud selleks oma lapsega vanemate juurde, et su õde saaks seal ma nüüd tahtsin mingisuguse mehega, selle mehega olla. Ja siis, kui sa ütled, et rõdul ei tohi suitsetada, see ei ole tegelikult nagu väga suur asi, mida paluda inimeselt, siis järjepidevalt minnakse sellele palvele vastu. Ja ma ei tea, minu arust nagu see on nii pisikene asi, mida ära teha, et see koera voodi rõdult sisse tõsta, kui sa seda ka ära ei tee. See on nagu siuke näkku sülitamine sulle. Et väga inetu käitumine. Ma vaataks väga tõsiselt otsa enda ja oma õe suhtele peale sellist mitte austavat käitumist. Et ma ei oskagi nagu midagi muud selle kohta öelda, kui et lihtsalt sind ei austata selles olukorras absoluutselt ja sa veel pikendasid seda nende seal olemise aega nädala võrra. Juba nädal aega oma kodust ära olla on väga pikk aeg. 2 nädalat. Crazy! Ja siinkohal ma tahan sulle ka öelda, et õpi oma piire kehtestama. Tegelikult ei ole sa kohustatud kellelgi nagu, kuidas seda lauset nüüd moodustada? Sina ei pea laskma kellelgi olla oma kodus kauem, kui algselt on kokku lepitud. Ja sa ei oleks ka halb inimene, sellepärast et see, et sa juba nädalaks ajaks lähed oma kodust välja, see on juba väga suur vastutulemine inimesele. Ehk siis ma ei tea, et kas su suhe su õega on alati olnud selline, et tema nagu
käseb, poob ja laseb ja jääb veel õigust üle ka. Ja kui see nii on, siis mina distantseeriksin ennast sellest õest või kuigi selliste inimestega mulle tundub, et need vestlused väga kaugele ei vii, aga proovida ju võib, on ju, et kui sa istud temaga väga tõsiselt maha ja räägid, et selline asi ei ole normaalne, et sa oled minu kodus nii nagu ise suvatsed ja ei kuula ka, kui ma midagi ütlen, et nagu see on nii räige minu mitteaustamine ja minu piiridest üle sõitmine, et mul ei ole sõnu selleks. Ja veel eriti, kui sa nagu võib-olla rohkem analüüsid siis seda enda ja oma õe suhet, et võib-olla seal on üldse mingi muster sellisest käitumisest, et tegelikult on varemgi olnud mingeid taolisi olukordi, võib-olla teises kontekstis küll, et siis võib-olla ka seda mustrit välja tuua oma õele, kuigi ma ütlen selliste inimestega on keeruline ilmselt selliseid vestlusi pidada, et nad ei taha tihtipeale vigu endas näha. Ehk siis kõige rohkem, mida sa saad iseenda jaoks teha, on õppida, kuidas jääda endale kindlaks, kuidas kehtestada oma piire ja ma arvan, et nii saad sa lihtsalt nagu enda elu parandada. Aga väga nõme olukord. Aga võtame hetkel järgmise. Tere Kaisa, ma ütlen kohe ära, seda lugu ei pea podcastis jagama, kui see on liiga ekstreemne. Aga mul tuli see seik meelde seoses sinu eelmise sõpruse teemalise episoodiga. Lugu on siis selline, et mina ja minu sõbranna ja minu kutt tegime suvel kolmekat. See mõte tuli väga kiiresti, mina olin väga purjus võrreldes nende kahega, kes olid üpriski kained siiski. Keegi ei mõelnud väga korralikult midagi läbi, et mu kutt algselt ei olnud nõus selle plaaniga. Tundus ta minu rohkem imelik, kiirustatud, et seda palju rohkem rääkima ja arutama. No me olime ka varem rääkinud, et kuna see on miski, mis meid huvitab, siis me võime seda teha, aga seal tuleb kindlasti, peab sellele eelneva pikem arutelu ja õige inimese ja koha valik. Seda kahjuks ei juhtunud. Tegime siis oma asju, mingi hetk ma tundsin, et see mulle üldse ei meeldi, ma tundsin ennast väga ebamugavalt, minust tekkis täielik paanika, ma ütlesin, et okei, ma lähen vetsu, te võite jätkata, ma olin ka natukene lihtsalt siuke peti ja ma tahtsin näha, kas nad päris lähevad edasi. Seda nad õnneks teinud, kumbki ei tahtnud rohkem, nad said aru, et see oleks väga vale ja ei olnud kuidagi see, jah, ühesõnaga mul on väga hea meel selle üle. Ja nii see peakski olema. Aga siis ma olin juba väga paanikas endaga, ma kartsin, mis minu suhtest, minu sõprusest saab, mis minust saab, et see kõik oli lihtsalt nii halb ja vale kuidagi. Ma mõtlesin, ühesõnaga kõik oli lihtsalt kohutav too hetk. Ma täiega vabandasin mõlema ees, vabandasin sõbranna ees palju, ma käskisin oma kuti vaadata, mu sõbranna ilusti taksosse saaks ja kui jõuaks. Rääkisime sõbrannaga, et palun räägime sellest homme ja järgnevate päevalt, räägime selle läbi, arutame ära, saame sellest koos üle, ta nõustus minuga. Ja nüüd ma kirjutan talle, ma vabandan tõesti 100 korda. Alguses on rahulik, aga kuna mul oli ka mingi küsimus, et mingid asjad tundusid minu jaoks natukene veidrad tema poolt, siis ma üritasin ka nendele vastuseid saada. Ning seda ei tulnud. Minule jäi mulje, et ta lihtsalt otsis endale rebound'i, ta oli just oma kaasast lahku läinud, kõik oli tema jaoks väga fun. Ja kuna ta oli ka väga palju vähem täis kui mina, siis tema suutis palju kainemaid otsuseid teha. Siiski ma tean, et kogu see juhtum oli minu süü, ma ei pane seda süüd neile. Sest et siiski täiskasvanud inimesena peame ise oma tegude eest vastutust võtma, isegi kui ma olen purjus. Peale seda mu sõbranna ei rääkinud minuga 2 nädalat, jättis mul lihtsalt riidile, kuni lõpuks jõudis kätte see aeg, et ta pidi minema ülikooli välismaale, mistõttu mina talle kirjutasin, et palun saame viimast korda kokku. Me saime kokku. Kuid mis temalt oli see, et see kõik on nii chill ja see ei ole üldse nii sügav ja nagu oluline. Ja et tema ei tahagi minuga enam üldse väga sõber olla, sest ta näeb, et me inimestena ei klapi. Taustaks veel nii palju, kui oleme 13 aastat olnud parimad sõbrannad, me olime väiksed väga-väga lähedased. Mingi hetk hakkasime natukene lahku kasvama. Ta on mulle aastate jooksul väga palju haiget teinud, pole mind väärtustanud ega minu jaoks nii palju aega leidnud kui mina tema jaoks. Olen tema jaoks alati olemas, olnud nii palju kui suudan, jaksan. Aga jah, nüüd oleme siis lahku läinud. Me ei ole rääkinud sellest kokkusaamisest saati. Ma näen teda vahest või instas, kuidas ta toimetab ja rohkem tema kohta ei teagi. Oma kutiga me arutasime seda teemat väga pikalt, mitu kuud, saime asjad lahti räägitud, vabandasin üksteis väga palju ning tunnen, et ma olen olulist paremas kohas, kui me enne olime. Aga mul on väga kahju, et minu sõbranna niimoodi minu elus lahkus. Nii kiirelt. Oh my god. No see on nagu täpselt see, mida sa kuskilt filmidest ja seriaalidest näed, et see kõige suurem viga, mille sa saad teha kolmekat tehes on see, et sa teed seda enda jaoks mingi lähedase inimesega, ongi parima sõbranna või parima sõbraga, on ju. Ja siis oma kaaslasega või kellegi kaaslane ka veel in the mix, on ju. Et see on see
vist kõige suurem viga, mida tehakse, vähemalt nii olen mina kuskilt filmidest ja seriaalidest aru saanud. Ja selles suhtes, et see lõppes nii nagu tavaliselt siis seda näidatakse lõppemas, et midagi läheb pekki ja siin olukorras siis sinu sõprus läks pekki. Aga esimene mõte, mis minul tekkis, on see, et võib-olla nagu sa mainisid ka, et tegelikult see lahku kasvamine juba hakkas millalgi ennem, varem ja võib-olla see sõbranna lihtsalt tundis, et ta ei viitsi sellega tegeleda, ta nagunii kolib ära ja et see sõprus ei olnud tema jaoks piisavalt oluline, et pühenduda sinuga selle teema lahkamisele ja ta tundis, et tal on kergem seda ignoreerida, see kuskile ajusoppidesse taha ära lükata ja ma ei tea, edasi liikuda. Et see tundus liiga ebamugav ja ta ei viitsinud tegeleda. See oli nagu minu see esimene mõte. Aga teine mõte, mis mul tekkis, on see, et tegelikult ma soovitaksin sul vaadata seda positiivsest küljest, seda, et kõik läks nii, nagu see läks. Et sa esiteks õppisid sellest väga palju, sinu suhe sai tugevamaks ja see side sai tugevamaks, sellepärast, et pidite koos üle minema mingisugusest väga ebamugavast kohast. Ja kolmandaks, sinu elust kadus inimene, kes ei pidanudki seal ilmselt olema. Sest tegelikult sa kirjeldasid, et ta ei väärtustanud sind, ta oli nagunii juba lahku kasvamas või kasvanud ja sa ei tundnud selle sõbranna poolt seda sama panustamist vastu, nagu sina panustasid. Ehk siis sellisel sõprusel, ma arvan, ei peakski olema kohta sinu elus. Et see ei olnud nagunii rahulolu pakkuv sõprus enam, ilmselt ta ei olnud mõnda aega olnud. Ja see, et ta selliselt kulmineerus, jah, kurb, aga samas, ma arvan, vajalik. Ma arvan, et see pidi juhtuma selleks, et sina saaksid nüüd oma energia suunata teistesse sõprustesse või et sa saaksid lõplikult aru, mida oled sina väärt ja millised sõprussuhted sulle pakuvad rõõmu. Et see ju tegelikult ei pakkunud ja sa oled väärt sõpra, kes on valmis sinuga arutama mingeid raskeid teemasid, kui sina seda soovid. Et ilmselgelt te tegelikult inimestena ei klapigi, sest et mingisugused väärtused seal kohe üldse ei klapi, kui tema nii kergekäeliselt esiteks oli valmis ignoreerima sind ja teiseks laskma lahti sellest sõprusest. Ehk siis ma arvan, et lõppkokkuvõttes oli see hea asi, muidugi on seda raske ise niimoodi näha, eriti selle kõige sees olles, aga ma loodan, et võib-olla see minu perspektiiv nagu aitab kuidagi kergemalt üle minna sellest ja edasi liikuda. Ja nüüd on käes see osa, kus me siis liigume natuke raskemate teemade juurde. Ehk siis, kui tunned, et võib-olla praegu ei ole valmis selleks, siis ma ütlen siinkohal sinule tšau või siis keri edasi, et teada, kes mida võitis siin episoodis ja keri kohe täitsa siis lõppu, sest et nüüd siin tulebki paar voice'i, mis on sellised keerulisemad. Aga kui sa tunned, et sa oled valmis ka selliseid nüansirohkemaid teemasid, raskemaid teemasid koos minuga lahkama, kuulama, siis kuula ka edasi. Tere Kaisa, ma tahtsin sulle lihtsalt öelda, et sinu podcast on olnud minu tohutu depressiooniravi ja minu hea tuju podcast ja samuti ka sinu vlogid. Miski neis teeb alati mu tuju palju paremaks, sest et tegelikult on minu jaoks viimased 2 aastat olnud vaimselt tohutult rasked. Eelmise aasta alguses lahkus mu vanema, kes oli mulle väga-väga lähedane ja ma siiani väga igatsen teda. Ja samuti sai 2 kuud hiljem vähidiagnoosi mu ema ja see kõik on mind väga-väga koormanud. Seda on isegi imelik rääkida, sest et inimesed sageli ei saa aru, et see ei ole koormav mitte ainult haigele endale, vaid terve pere on pideva sellise hirmu ja pinge all. Õnneks mu emal läheb nii ja naa, vahepeal paremini, vahepeal halvemini, aga eriti just see, et olin alles kaotanud vanema, ma polnud sellest veel ülegi saanud ilmselgelt, kui
juba tuli järgmine hoop. See oli minu jaoks tohutult keeruline ja vahel lihtsalt tekib see mõte, et kui palju hoope saab üks inimene kanda või kui palju raskust saab üks inimene kanda. Ja mulle tundub, et seda, mida ma läbi elan, mida minu pere läbi elab, ei mõista mitte keegi, seda ei mõista minu sõbrannad, minu sõbrad, isegi mitte minu elukaaslane. Et seda mõistavadki ainult need inimesed, kes on seda ise läbi elanud. Ja sellest on nii kahju, sest et tihti öeldakse, et katsu olla rõõmsam, ära mõtle sellele, aga ilmselgelt on see pidevalt minu mõtetes. Ja ma ei teagi, mis ma tahtsin öelda selle häälsõnumiga, võib-olla lihtsalt tänada sind, et sa teed nii lahedat asja. Ja võib-olla ka seda, et kui kellelgi on mõni sõbranna, mõni sõber, kelle peres on midagi sarnast juhtunud, siis olge neile lihtsalt toeks. Ärge küsige mingeid tobedaid küsimusi, tehke nõmedaid märkusi, vaid lihtsalt olge neile olemas. Oh my god. Esiteks aitäh sulle ilusate sõnade eest. Sellistes hetkedes ma olen tegelikult nagu täiesti, ma ei tea, no sõnatu tegelikult olen praegu. Ma ei oska nagu leida neid õigeid sõnu, aga mis ma öelda tahan on see, et see on minu jaoks nagu kohati uskumatu, et mina oma kas videote või podcastiga saan olla selliseks toeks, et kui ma seda kõike siin teen, ma ei teadvusta seda endale, ma ei mõtle sellele ja see on nagu tohutu innustus kuulda, et see, mida ma teen, võib aidata kedagi nende rasketes hetkedes, et see annab lihtsalt nii palju tähendust juurde minu tööle, et tõi pisara silma, et ma ju tõesti igapäevaselt ei mõtle üldse sellele, kes kõik kuulavad ja mis ajahetkedel, millistes elusituatsioonides kuulavad ja vaatavad minu videosid, podcasti. Et hästi-hästi südantsoojendav ja hea meel on kuulda, kui ma kuidagi saan olla enese teadmatagi toeks. Aga mis ma tahtsin öelda sinu voice'i peale on see, et ei saagi aru teised inimesed sellest, mida sa läbi elad. Ja nad ei saagi saada, kui nad ei ole seda sama läbi elanud, nagu sa ka ise välja tõid. Et kahjuks ka sinu kõige armsamad ja lähedasemad inimesed ei saagi lõpuni välja aru, kuidas ennast tunned. Ja ilmselt ka nende ütlused ja võib-olla mingid veidrad küsimused, need ei tule halvast kohast, need tulevadki sealt kohast, et nad ei oska paremini. Ja ilmselt neil on ka endal mingi ebamugavustunne, sellepärast et nad saavad aru, et nad ei olegi midagi sellist läbi elanud ja nad ei oskagi õigeid asju öelda. Et nad annavad endast parima, aga see ei tähenda, et see on sinu jaoks parim. Ehk siis, kui sa tunned, et sinus on seda jaksu kommunikeerida seda, siis mida ma soovitaksin lihtsalt, et sinu lähedased saaksid sind paremini toetada. Et siis võib-olla mingi hetk niimoodi pehmelt üles tuua see, et mida sa vajaksid nendelt. Et võib-olla lihtsalt öeldagi, et tead, et ma nii hindan seda, kui sa lihtsalt kuulad mind. Et mul ei olegi alati mingit julgustust vaja, mingisuguseid motiveerivaid sõnu, et nagu enamasti mind juba nii palju aitab see, kui ma saangi kas rääkida oma vanaemast sulle, kas või meenutada mingeid lugusid ja neid sulle rääkida. Mis ma ei tea täpselt, mis sinu jaoks on ju need, ma lihtsalt toon mingisuguseid näiteid, mida võib-olla saab öelda sellises olukorras või et vahel ma lihtsalt tahangi kurta, et praegu ongi nii raske ja siin ei peagi leidma mingit lahendust, leevendust, sest ongi raske. Ja see on hästi nõme asi, ma tean, aga mõnes eluperioodis
ongi nii, et seal ei ole mingit kiiret kohest leevendust ja lahendust. Ja seal tulebki lihtsalt kuidagi ennast läbi nagu süüa või lihtsalt sellest nagu läbi minna. Hästi nõme ja ilmselt mitte üldse nagu innustav, aga nii on kahjuks. Ja et jah, kommunikeerida seda siis sellisest, kuna nagu ma ütlesin, siis su lähedased ilmselt on ju tahtnud sulle kõige paremat ja nad ei ole osanud. Ehk siis, et keskenduda nagu sellele osale, mida nad kas siis on osanud teha ja tuua see positiivselt välja, et nad saavad ka nagu enda peas aru, et see on sobinud talle kõige paremini, et ma edaspidi teen ka rohkem seda. Või siis lihtsalt jah, nagu välja tuua, et milline, kuidas ma ütlen, toetuse viis sulle kõige paremini sobiks, et kas siis see, et tead vahel, et abi küsimine on ka näiteks okei, et vahel mul ongi nagu ma olen kuskil nii augus omadega, et mul on nagu raske kas või, ma ei tea, kodus koristada või poes käia, et kõige suurem abi oleks, kui sa vahel tuleksid appi ja ma ei tea, koristaksid minuga koos või et lihtsalt nagu mu mõte tegelikult kõige sellega on see, et sa endale teadvustaksid selgelt, mida sa vajad ja soovid end ümbritsevatelt inimestelt ja et sa seda siis ka kommunikeeriksid, sest et nad kindlasti tahavad sulle olla abiks nii palju, kui nad saavad, aga nad ei oska lihtsalt. Ehk siis sina saad neid nagu sellega aidata, et sa ütled neile, mida sa soovid. Ja see on väga okei öelda inimestele, mida sa neilt soovid. Ja ma ei teagi, kas ma tegelikult oskan üldse rohkem midagi öelda. Soovin sulle palju jõudu ja soovin, et sul läheks kergemaks. Ja siia lõppu on mul siis 2 osas selline pikem voice, 2 voice'ist koosnev siis. Tšau, Kaisa. Mul on nüüd natuke selline sügavam teema. Ma tahan rääkida leinast ja ühe väga lähedase inimese leinast. Põhimõtteliselt ma olin suhtes 7 aastat ühe kutiga, tõesti juba kooli ajal. Hakkasime sebima ja elu oli kuidagi nagu nii kindel, et ma nagu ei julgenud isegi mõelda, et me kunagi läheme lahku, sest minul ei ole olnud kunagi sellist ühtset perekonda ja lisaks sellele kutile ma sain siis ka tema perekonna endale. Nii-öelda nagu, et mul oli, koos temaga oli mul siis ka perekond. Ühtsem perekond, kui mul nagu endal on, sest ma kasvasin isaga ja mul ei ole olnud nagu kunagi sellist asja, et sünnipäevadel istume, joome šampust kõik koos ja tähistame, jagame kingitusi, et ma sain sellise nagu ühtse perekonna tunde ja siis ka elukaaslase endale päris pikaks ajaks. Aga mingi hetk ma nagu sain aru, et ma kasvan temast nagu väga lahku. Mul olid erinevad huvid, raamatute lugemine, ma tahtsin avastada igasugu asju, mulle meeldis ennast mugavustsoonist välja lükata, käia trennis. Aga talle meeldis arvutimänge mängida ja ta käis tööl, millega ta ei olnud rahul ja ta ei osanud näha elus võimalusi. Et väga tihti ta nägi takistusi ja mingi hetk ma nagu julgesin öelda välja selle, et ma tahan temaga minna lahku. See oli mulle endale väga suur šokk, sest mulle tundus, et see on nagu justkui elu on nagu määratud juba kokku. Ma alguses üldse ei kujutanud ette, et kuidas lahku minna, sest see tundus nagu meeletult raske. Sellepärast, et tema on elus kohas, kus ta ei taha olla, mina kogu aeg arenen edasi, näen uusi võimalusi. Ja et kuidas ma nagu jätan ta maha, kui tal on nii meeletult raske ja üks minu kõige suurematest hirmudest oli, et äkki ta lihtsalt ei leia endale mitte kunagi kedagi teist. Ja need olidki põhilised asjad, miks ma temaga koos olin nagu viimastel aegadel oli see, et ma lihtsalt kartsin, et ta ei saa ilma minuta hakkama ja ma ei tahtnud talle haiget teha, sest ma ikkagi nagu armastasin teda ja aga see oli lihtsalt nagu teistmoodi armastus, et ma nagu ikkagi pidin nagu eluga edasi liikuma, sest me ise oleme me ise peame olema enda elu number 1 ja kui
ma lihtsalt ei saanud nagu jätkata selles suhtes, kui ma pidin kogu aeg ennast ohverdama ja see oli nagu meeletult raske. Sorry, guys. Veits emotsionaalne, aga võtan ennast kokku. Nii. Ja põhimõtteliselt ma siis läksin temaga lahku ja mu elu täielikult läks paremaks. Tõsiselt ma hakkasin väga palju jooksma, ma jooksin maratoni, kuigi ma ei ole nagu jooksja, vaid ma lihtsalt nagu ma hakkasin enda unistusi saavutama, ma liikusin elus edasi, mul oli nagu unistuste elu, mida ma tahtsin endale ja kuna ma kiirgasin välja sellist nagu meeletult positiivset energiat, siis ka minu ümber tekkis uusi inimesi. Ja siis ma kohtusin uue inimesega umbes aasta aega hiljem ja ma ise tundsin ka, et see oli nagu liiga vara selles suhtes, et me elame mõlemad et me elame mõlemad nagu väikeses alevikus ja me nägime ikkagi üksteist ka ja siis ma hakkasin nii-öelda nagu selle uue kutiga siin alevikus ringi käima. Ja see oli kohutavalt valus kindlasti mu eelmisele elukaaslasele ja ma tean, et see oli liiga vara ja ma lihtsalt ei ole nagu ideaalne inimene ja ma ei tee alati kõike õigesti. Aga jah, et mul siis on nagu uus kaaslane. Ja siis juhtus selline asi, et 1,5 aastat peale seda, kui me läksime lahku, siis tal oli mootorrattaõnnetus ja ta sai surma. Ja ma ei ole mitte kunagi surma nii lähedalt kogenud. Et see on meeletult raske. See juhtus suvel, praegu on november ja ma ei ole saanud sellest üle ja ilmselgelt see ei olegi lihtne ja see võtab kaua aega. Aga ma lihtsalt nagu, ma ei saa aru sellest, et kuidas juhtus nii, et minu lugu ongi selline, et mu eelmine elukaaslane on surnud. Ise olles 24-aastane. Et ma nagu ei tea nagu, kuidas minna eluga edasi. Ja fun fact, see kõik juhtus minu praeguse elukaaslase sünnipäeval. Minu praeguse elukaaslase sünnipäev on mu eelmise elukaaslase surma-aastapäev. Saab olema tulevikus. Lihtsalt ma käin tööl, ma käin koolis ja põhilised asjad, mis ma nagu mõtlesin sellest, on see, et ükskõik kelle surm on 1 telefonikõne kaugusel. Et elu on nii habras ja me peaksime rohkem väärtustama seda, kui habras on elu ja lihtsalt olema enda lähedaste jaoks olemas. Jah, igastahes ma nagu loodan, et ühel hetkel ma hakkan jälle rõõmu tundma sellest, mis tööd ma teen ja et ma nagu teen tööd, mida ma armastan ja ma ikkagi pürgin nagu elus kogu aeg edasi, aga lihtsalt väga raske on see olukord, et lõpuks veel oli ka selline asi, et mind matustele ei kutsutud, sellepärast et see oli nende pere ühine otsus, et nad mind ei kutsu ärasaatmisele, ehk siis ma peale seda kõike olen tundnud ennast nagu meeletult süüdi. Et muidugi nagu leinas on ju me kõik üritame kuidagi hakkama saada ja kindlasti ta vanemad ka ikkagi nagu otseselt ei süüdista mind, aga lihtsalt see oli väga suur nagu selge signaal mulle. Aga meil ei olnud lapsi, me oleme ikkagi nagu noored, ikka lähevad suhted lahku ja ma ei tea nagu, äkki sa oskad mulle lihtsalt soovitada midagi, et kuidas nagu, mis võiksid olla need asjad, et kuidas nagu elust ikkagi rõõmu tunda ja kuidas eluga nagu edasi minna sellises olukorras, et ma ei tea, äkki sul tuleb nagu midagi lihtsalt mõttesse. Et jah, selline oli minu lugu ja ma loodan, et kuidagi inspireeris kedagi, et olla oma lähedastele olemas. Jah, lihtsalt aitäh ka selle vastuse eest ka. Mul on nii kahju seda kõike kuulates,
et ma ei kujuta seda tunnet, seda olukorda täpselt ette, sest ma ei ole kunagi sellises olukorras olnud. Aga ma kujutan ette, et see võib olla väga raske ja valus, mis siis, et sa ei olnud selle inimesega enam koos. Ilmselgelt oli ta olnud väga pikalt, väga olulisel kohal sinu elus ja ka tema pere, nagu sa rääkisid. Ehk siis kõik tunded, mida sa tunned, on täiesti normaalsed ja õiged. Ja sa tundud väga tark ja väga eneseteadlik, analüüsivõimeline ja inimene. Nii et selles osas nagu ma ei kahtle, et sa tuled sellest ilusti välja. Aga nagu ma olen varem öelnud, siis lein on selline asi, et see nagu ei kao päris, see on nüüd minu arvamus, et see ei kao päris ära mitte kunagi. Et mingitel ajahetkedel ikkagi võib see mingisugune kurbus üles tulla, et nagu miks seda inimest enam ei ole või et miks pidi nii minema või et need mõtted on ka kõik täiesti okeid ja on okeid ka aastate, aastakümnete pärast kasvõi. Ja hästi kurb oli kuulda, et selle ekskaaslase pere ei kutsunud sind matustele. Et aga täpselt nagu sa ka ise ütlesid, et me ei saa kuidagi on ju kedagi hinnata või judge ida selles leina valus, et inimesed tulevad väga erinevalt toime leinaga ja vahel perekonnad teevad nagu sellises seisundis ka mingid omad valikud, mis ei peegelda tegelikult seda, kui oluline olid sina sellele oma ekskaaslasele, ega tegelikult isegi seda, kui oluline sa sellele perele olid, et lihtsalt see ilmselt tuli kuskilt nende valukohast selline otsus. Aga jah, väga kurb, et sul ei olnud siis nagu võimalust selliseks ametlikuks hüvastijätuks, et see justkui nagu võeti sult ära ja sul on õigus sellepärast olla kurb või pahane, aga siis samal ajal pead mõistma ka nagu selle perekonna seda valukohta on ju. Ja igal juhul tegid sa lahku minnes iseenda jaoks selle kõige parema ja õigema otsuse, et seal ei ole mingit küsimustki, nii pidi minema ja kindlasti ei ole sina mitte kuidagi mitte milleski süüdi. Et lihtsalt elu läks nii, nagu ta läks ja selleks, et see lein saaks muutuda sinu jaoks kergemaks ja et igapäevaellu saaks jälle rohkem värvi tulla ja sellist rõõmu tulla, siis kindlasti on hästi oluline, et sa neid oma mõtteid ja tundeid jagaksid kellegagi, olgu selleks siis sõber, võib-olla on praegusele kaaslasele kuidagi raske või imelik jagada, et siis jah, võib-olla sõbrale või terapeudile või on ka leinanõustajad, et ma kindlasti soovitaksin nagu kellegagi jagada neid mõtteid ja rääkida ja kui on mingi raske hetk, siis seda jagada ja et sa ei jääks üksinda nende tunnetega. Et see jagamine aitab ka nagu kuidagi seestpoolt välja saada neid tundeid ja natukenegi nagu kergemaks seda tunnet seestpoolt teha. Aga igal juhul suur aitäh, et sa jagasid seda lugu ja enda tundeid ja et see on nii suur asi, et sa jagasid nii rasket teemat. Nüüd on käes siis kingituste jagamise aeg ja ma tunnen, et mõlemad 2 viimast lugu leinast ja rasketest hetkedest elus olid nagu nii sügavad ja nii avatud jagamised, et ma pean neile mõlemale midagi andma, et natukenegi nagu rõõmu tuua. Ehk siis esimene
häälsõnum, mis rääkis vanaema kaotusest, ema vähidiagnoosist, siis temale ma kingiksin Maybellini meigitoodetega kingikoti ja teine leinast rääkiv pikem lugu temale ma annaksin ühe mõnusa mõnnaka. Ja siis on meil veel Medironi kingitus. Selle ma annaksin võib-olla siis sellele Hate Watcherile. Et see oli lihtsalt selline huvitav teema ka, mille üle arutleda, nii et aitäh selle eest. Ja aitäh kõigile, kes te jagate oma lugusid, kergemaid, raskemaid minuga. Aitäh usalduse eest, see tähendab mulle tõesti väga-väga palju. Ja kui sulle meeldib see podcast, meeldis see episood, jaga seda mõne sõbraga või jaga seda sotsiaalmeedias, et siia jõuaks rohkem inimesi. Ja suur aitäh sulle, et sa kuulasid, vaatasid. Näeme juba järgmises episoodis. Tšau!